Kvalifikatsioon oli esimene sõit 66 punkti, tundus suht okei, joon kõik. Teises natuke pidi juurde panema, tuli veits punkte veel, kokku kvalifikatsioonis 10. No, kõige süksem tasavägisem oli see tandem, kus top 4 tandem, mis tuli One More Time. Et see oli süke väga, väga tasavägine ja pingeline ja finaal samamoodi minu meelest. Enda sõidu puhul ütleks, et iga sõit läks nagu joon läks paremaks, nurkkiirus samamoodi, aga et lihtsalt võib-olla natuke rohkem veel peal vaja hoida. Selleks hooajaks siis valmistasime ette niimoodi, et võtsime sügisel jälle mootori lahti ja käis Ruuki garaažis paranduses, et hakkas sügisel catchcanist õli korralikult välja jälle lahmama ja pidime ikkagist mootori uuesti kokku ehitama. Aga käisime eelmine nädalavahetus siin ka trenni tegemas, et vastavalt sellele saime siis teha erinevad sillalahe-muudatused ja igast muud vajalikud asjad. Aga rohkem väga erilist ei teinud, et see aasta läksime üle ka etanoolkütusele, et eelmine aasta bensiiniga sõites tekkisid päris suured probleemid. Kvalifikatsioon läks meil väga hästi, et esimene ring läksin turvaliselt ja saime 87 punkti ja teise sõitu siis läksingi juba tulemust parandama ja sain siis lõpuks 90 punkti ja sellega sain kvalifikatsiooni esimese koha. Ma arvan, et see etapp olidki päris keerulised tandemid, et kindlasti on asju, mille kallal pean vaeva nägema, aga muidu ütleks jah, et siin olid päris keerulised tandemid. No rahul ikkagist võib jääda mu eessõiduga, et see on siuke kindel ja hea, aga mida tuleks parandada on kindlasti tagasõit, et tuleks teha natuke autot kiiremaks ja peaksin ise natuke rohkem tagasõitu harjutama. 2 hooaja vahel siis põhiline töö läks meil kapoti alla võib öelda, et eelmisest aastast saime aru, et autol on jõudu juurde vaja, et tuli siis seal turbokollektorid ja sükse asjad ümber teha, et sealt see lisa 100-200 hobujõudu juurde saada, et tundub, et see kõik õnnestus ja sõit on palju mõnusam. Esimesel kvalifikatsiooniringil saime 76 punkti, et oli selline normaalne süke alustala, et teises siis läksime nii-öelda pushima, aga kahjuks viimases kurvis oli juba ref nii otsas, et läks spinni peale. Et muidu oleks sealt arvestatav lisa tulnud kindlasti. Kvalifikatsiooni tulemus siis tagas meile ligipääsu otse top 16-sse, kus me kokku läksime Craig Merilooga. Sealt sõidust tulime võitjatena välja, polnud nagu mingit küsimust ning põnevaks hakkas siis top 8 minema, kus me kokku läksime Leedu sõitjaga. Esimene sõit oli meie poolt siis jälitussõit, kus siis oli üsna selline sündmuste rohke, et juba stardist alates oli vastase eessõit selline kaheldav natukene, kuni siis kuhugi sinna raja keskpunktini, kus meil toimus kontakt ja vastane siis nagu katkestas selle sõidu, et tal vist läks seal veovõll purunes, meie sõitsime enda sõidu lõpuni ning jäime siis teist sõitu ootama. Teises sõidus siis tuli välja, et vastane võttis enda 5 minutit ja vahetas enda veovõlli ära, aga seal oli kohtunikega oli meil nagu natuke teistsugused arusaamad, et kes selles kontaktis süüdi on, nii et meil pandi isegi võistlus seal seisma pooleks tunniks, et otsustati seal selle asja üle päris kaua. Kohtunike arust siis olime selles kontaktis meie süüdi ning selles sõidus saime nii-öelda nulli alla ja ega seal rohkem ei olnudki midagi teha, et top 8-st pidime vastu võtma kaotuse. So, I got the car a week ago. I wanted to go drifting in street class, and I really like drifting. I see it and I like it and I wanted to try it. So I got the car a week ago, but I got the car with illegal mods like angle kit, and that's illegal in street class. So 48 hours before we started here, I had to take off the angle kit, and there was more problems because the suspension was like different, so I had to put new suspension. Suspension didn't fit and like everything, and I had to figure it all out because nor am I a mechanic, but nor am I a driver. It's going to be my first time drifting here in the competition. And so, yeah, I took off the angle kit. I had to also mess with the steering and change steering racks and pumps and housings and all that stuff.
yeah, it took a while. Like my back still hurts from the garage, and 48 hours before the race, we did it with the help of Kuldar with the garage he provided, and Alo with the help of him with his mechanic expertise. But I did try to do most of the work, and then came here. Went to qualifications thinking I'm gonna spin out and get 0 points, because in tandems I was spinning out half the time, and that's because I literally went to training with the car first time driving it. I didn't know how to drive. I didn't know how the car drove before, because I didn't drive it, especially since I just changed everything in the front suspension. So this was going to be my first time in training, and I went out, and half the time I spent out, obviously, because I don't know how the car feels like. Well, for the qualifications, I went for like safe kind of runs, got all the zones, and I didn't spin out and didn't go to no-go zones, tried to make it like safe and get some points. I scored 61 points max. I went to tandems and tried to also be like keeping up with the people. I had some problems with keeping up, so we like tried to play with some tire pressure and like some other small stuff. And well, yeah, I got more and more comfortable with the car with each tandem. I got more and more aggressive, and I was able to keep up with people. And it was nothing too hard, honestly. I was just doing my own thing and trying to keep the runs semi like safe and semi like proper and aggressive. There's something in between, but the other drivers were just making so many mistakes that I was just being able to progress. And yeah, I got to top 1, thinking I was gonna get zeros in qualifications, but got top 1.